Inimesed siin Paides, tere kõigile teile, kes te jälgite meid Vikerraadio või otsestriimi vahendusel. 14. korda toimuval Arvamusfestivalil leiab juba 13. korda aset traditsiooniline Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikute debatt. Mina olen Rahvusringhäälingu ajakirjanik Johannes Tralla ja mul on väga hea meel siin Paides taas kord tervitada suvepuhkuselt naasnud või peagi naasvaid Euroopa Parlamendi saadikuid. Minu vasakult käelt alustades Sven Mikser ja Marina Kaljurand Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Tere hommikust. Tere hommikust. Jüri Ratas Isamaast. Tere hommikust. Samuti Riho Terras Isamaast. Tere ilusat suve hommikut. Siis on meil Jaak Madisson Keskerakonnast. Tere hommikust. Ja Urmas Paet Reformierakonnast. Tere hommikust. No kõigi nende lugupeetud eurosaadikute Euroopa Parlamendi kuuluvusega olete te kahtlemata kursis, ma ei hakka nende detailidega teid koormama, ainult on muidugi kahju, et Yana Toom ei saanud täna meiega siin Paides liituda, sest et, nagu te teate, Euroopas on olnud sündmuste rohke suvi, jõed kipuvad kokku kuivama, maastikupõlengud, kuumalained, aga mitte ainult. Ukrainas käib jätkuvalt sõda ja üle Venemaa plahvatavad internetikaubamajade laod. Juulis sai uue hooga Euroopa Liidu laienemine, edasi liiguvad Ukraina, Moldova ja Lääne-Balkani riigid ja augusti lõpus, paari nädala pärast juba otsustab Island, kas taas avada liitumiskõnelused Euroopa Liiduga. Aga eelmisel nädalal tõi kümnete tuhandete inimeste jõudmine Ceutas tagasi vaidluse Euroopa Liidu välispiiride üle, räägitakse jällegi ränderelvast ja Schengenist ja kõige selle taustal käib ka Brüsselis väga selline intensiivne arutelu järgmise 7 aasta Euroopa Liidu eelarve ehk lühidalt MFF-i üle, nagu seda Brüsseli žargoonis nimetatakse. Vaidlus käib siis selle üle, et kas panustada ja kui palju panustada raha kaitsesse, konkurentsivõimesse, Ukraina ülesehitamisse, justkui raha tahaks peaaegu kõik, et oleks kõigi nende tähtsate Euroopa eesmärkide saavutamiseks iseküsimus, kust see raha tuleb. Aga alustame, hea publik, teie arvamuse testimisest, kaasa rääkimisest, kui te lähete aadressil slido.com ja sisestate sellise märksõna nagu Euroopa tulevik. Kirjutate Euroopa tulevik kokku, siis seal on üks küsimus. Ja see küsimus tõukub otseselt sellest, mida me nägime möödunud nädalal siis Aafrika mandril, Hispaaniale kuuluval väikesel territooriumil, mis vallandas Euroopas päris tiheda debatti eesotsas Itaalia, aga ka paljude teistega, kes ütlesid, et nüüd me peaks ikkagi väga tõsiselt mõtlema, mida me selle Schengeni süsteemiga selles olukorras peale hakkame. Kas Schengeni sisepiiridel tuleks taastada ajutine piirikontroll? Selline küsimus teile. Vastake palun jah või ei, sest ka olgem ausad, Eestis on mõnedki poliitikud selle sündmuste kõige kuumemas faasis leidnud, et ikkagi selle Hispaania eraldamine Schengenist võiks olla kaalumist väärt. Sven Mikser, kas see, mida me viimasel nädalal tegelikult oleme näinud, on rändekriis või puhtalt sisepoliitiline mäng? No kindlasti väikesele Ceuta enklaavile, kus elab pisut üle 80 000 elaniku, 50-60 000 inimese üle piiri saabumine on väga suur šokk ja vapustus. Kas see ohustab kuidagi Schengenit, on täiesti teine küsimus, sest Ceuta enklaav, nagu öeldud, asub Aafrika mandril ja sealt ilma piirikontrollita ei pääse tegelikult isegi Euroopa mandril asuvale siis Hispaania põhiterritooriumile. Et ses mõttes kindlasti võimendas see üsna dramaatiline sündmus Euroopa sisepoliitilist debatti esmajoones nendes riikides, kus on ees valimised ja kus rändeteema tõusetumine ühele või teisele poliitilisele jõule võib anda siis teatud impulsi. Et selles valguses meil kiirustada õhinal lõhkuma Euroopa riikide vahelist habrast solidaarsust ei ole kindlasti mõistlik ega vastutustundlik. Nii et ei saa öelda, et midagi ei toimunud. Et sündmus iseenesest oli võrdlemisi dramaatiline
õnneks suurel määral lahenes ikkagi loetud päevade jooksul. Aga tema poliitilist sellist kaja me ilmselt kuuleme veel mõnda aega. Jaak, kas Euroopa praegust rändedebatti juhib see tegelik mure rände kui relva kasutamise pärast, on see julgeolekuprobleem või tegelikult juhib seda ikkagi järgmise aasta pooleteise valimisvõitlus, kus me näeme, et eesotsas Itaaliaga, kuhu statistiliselt on ju jõudnud tegelikult viimase aastaga oluliselt rohkem põgenikke kui sinna Aafrika mandrile Ceutasse, kus Itaalia siis tegelikult nõudis nagu Hispaania isoleerimist Schengenist. Ega üks ei välista teist. Et üks küsimus on illegaalne immigratsioon, mis on olnud probleem ju tegelikult aastakümneid Euroopale, eriti ka viimase 10 aasta jooksul, 2015-16. Ja kui me vaatame statistiliselt, siis tegelikult täna Itaalias jõuab ikkagi vähem illegaalseid immigranti, kui jõudis 6-7 aastat tagasi. Et täna ikkagi Meloni juhitud valitsus on tunduvalt karmima joonega, seda illegaalset immigratsiooni on vähendatud, kuigi ka see surve kuskil ei kao. Ja samas mure illegaalse immigratsiooni ja seetõttu ka sisejulgeoleku pärast ja tagajärgede pärast on paratamatult seotud ka alati valimistega. Et lõpuks alati ju poliitilised valikud illegaalse immigratsiooni probleemi lahendamisel annavad ju valijatele signaali, et millist poliitilist lahendust nad tahavad näha. Et sama asi on ka järgmise aasta valimiste küsimus Itaalias kahtlemata. Ja see ühes küljest tõukub kahtlemata sisepoliitilistest eesmärkidest valimiste kontekstis Itaalias, aga samas Hispaania siis lahendus sellele probleemile, mis juhtus seal Cetau enklaavis, oli ka ju väga lahtine. Et kui sul tegelikult jõudis sellele umbes 60 000 inimest vähem kui 2 ööpäeva jooksul, et kui alles 4 kuud tagasi Hispaania valitsus Pedro Sánchez juhtimisel otsustas legaliseerida umbes 500 000 illegaalset immigranti, millega nad saavad vaba liikumise Schengeni viisaruumis, sealhulgas ka Itaaliasse või Rootsi või Eestisse, kus iganes, siis tekkis loomulikult ju ärevus teistes Euroopa riikides, et mida nad nüüd teevad 60 000 inimesega. Et sul on 2 suunda, et sinna nad jääda ei saa, nii nagu ütles ka Mikser, et kui enklaavis elab 85 000 alalist elanikku, siis uut 60 000 inimest sinna ei majuta ära. Ehk et küsimus, kas nad lähevad tagasi Maroko suunas või nad lähevad Hispaania põhimandrile, kust on juba tekib siis vabam liikumine teistesse Euroopa riikidesse. See ei olnud esimese 2 päeva jooksul absoluutselt selge. Ja nüüd, kui täna Hispaania valitsus ütleb, et 97% neist inimestest on tagasi saadetud, nad ütlesid juba esimese 3 päeva jooksul. Esimese 3 päevaga öeldi, et probleem on lahendatud. Siis mitte kuskil ei ole olnud sellist usaldusväärsete allika infot, et kus nad lugesid kokku, et just 97% 60 000 inimest on tagasi saadetud Marokosse. Et see oli ka kiiresti selle tulekahju kustutamine, et see pinge läheks aina suuremaks. Nii et ja kahtlemata seda tänast suhet Euroopa riikide ja Hispaania valitsuse vahel näitab see, et ju 22 Euroopa Liidu liikmesriiki 27 reageerisid väga teravalt Hispaania suhtes. Ehk et see ei olnud ainult ühe riigi Itaalia sisepoliitiline mure, vaid see oli ikkagi Euroopa mure laiemalt, et sealt ei puhkeks uus immigratsiooni lõke. Urmas, kas Pedro Sánchez kaitseb tegelikult inimlikku rändepoliitikat selle sama uue seadusega, millele ka Jaak viitas, või on Hispaania ise loonud nüüd selle tõmbefaktori, mille tagajärjed võivad kogu Euroopat puudutada? Kui vaadata seda 22 Euroopa riigijuhi kirja, siis ta tegelikult on suhteliselt selline pretsedenditu, kus 22 riigijuhti ikkagi enam-vähem otse ütlevad, et siis ühe Euroopa Liidu riigi üks poliitika ohustab teisi liikmesriike. Ehk siis taust on see, et juba seesama 10 aasta tagused sündmused, kui Angela Merkel suhteliselt avatult suhtus siis neisse, kes tollal lühikese aja jooksul Euroopasse illegaalselt tulid, et see on selle tausta loonud. Et praegu igasugune väga lühikese aja jooksul teiste riikide inimeste illegaalne saabumine on tulnud tundlikule pinnale ja muidugi Sancheze ja Hispaania praeguse valitsuse ka viimaste kuude sellised väljaütlemised, et juba riigis olevad illegaalsed immigrandid suures osas legaliseeritakse, eks see kõik kokku tekitas selle 22 liikmesriigi kirja ja väga valuliku suhtumise Ceuta sündmustesse, olgugi, et objektiivselt tegemist on Aafrika mandril oleva linnakesega. Ceuta praktiliselt tegelikult ei ole Schengenis, nii et kui öeldakse, et sealt ikkagi on lihtsam justkui tulla Hispaaniasse, Euroopasse, siis iseenesest paadi võib lahti lükata ja lükataksegi ju paraku ükskõik kust.
Vahemere lõunarannikult, et selleks ei pea Ceutasse ennast pressima. Aga jah, et taust on see, et immigratsiooni teema jätkuvalt Euroopas on väga tundlik, sest viimase 10 aasta jooksul see on muutnud ju suurel määral ka poliitilisi realiteete ja erakondade ja poliitiliste jõudude vahelist jõuvahekorda paljudes riikides, ehk ta sellele niinimetatud paremäärmuslusele selle suure tõuke on ju andnud ja ka eelseisvate valimiste osas ja ka praeguse olukorra osas, näiteks nii Prantsusmaal, Saksamaal, teistes Euroopa suurtes riikides ja ka väiksemates, selle teema osas ollakse eriliselt tundlikud. Riho Terras, kas Euroopa Liit peaks nüüd selle migrantide teadlikult piirile suunamise käiku, milles ju Marokot siin on ka tegelikult süüdistatud, käsitlema sellise ühese hübriidrünnakuna ja sellele ka kuidagi ühiselt vastama? Ja kui peaks, siis kuidas? No kindlasti on väga selgelt viimaste aastakümnete jooksul migratsiooni kui relva kasutatud ühena hübriidrünnakutest. Me näeme seda ju ka tegelikult mitte ei pea vaatama kaugele Hispaaniasse, vaid võime ka naaberriigis seda kogeda. Ja ka Eestis on see oma väljundi andnud, ehk et tulevad migrandid, kes Aafrikast jõuavad, ütleme, Tallinna kesklinna. Et see on kasutusel relvana ja selle vastu tuleb võidelda süsteemselt üheskoos ja tegelikult ka võib-olla rohkem siduda kogu seda võitlust ka sellega, mis nendes riikides kohapeal toimub, sest et Euroopa Liidul on kahjuks nii, et nad ei suuda hoida lahus või hoida seost nende nii-öelda rahaliste toetuste ja riigi poliitikatega. Tegelikult võiks ju väga selge olla, et kui mingi riik kasutab migratsioonirelva või mingit riiki kasutatakse näiteks Venemaa poolt migratsioonirelvana, et siis sinna riiki lihtsalt raha enam ei saada. Aga seda muret meil ei ole, et me sellised kraanid kinni keerame, et raha nendesse Aafrika riikidesse läheb endiselt suure vooga ja mingisugust omavahelist seost seal ei ole. Nii et tegelikult on võimalik ka juba kaugemal kui kohe piiri peal tegeleda selle küsimusega, mis meid häirib juba ka aastakümneid, aga selleks ei ole pealehakkamist olnud siiamaani. Jüri Ratas, kas peaks Marokot kuidagi karistama selle eest? Euroopa peaks mingid vastumeetmed nüüd kehtestama? No, ma arvan, et üldiselt nagu see teema on olnud viimasel 10 aastal aktuaalne, on ta tegelikult mõjutab tänasel hetkel ka riigi sisepoliitikaid väga tugevasti. Et kui me vaatame seisu Saksamaal, siis üks peamisi teemasid on tegelikult jätkuvalt immigratsiooni teema. Samuti Euroopas oleval Suurbritannial on see oluline teema. Kas me peaksime kedagi karistama? Ma arvan, peaksime ise suutma ennast teha tugevamaks. Läbi oma piiride, välispiiride kaitsmise. Ma toetan väga seda mõtet, et ka kõik sellised vastuvõtukeskused tegelikult peaksid olema Euroopa Liidust väljaspool. Tõsi, Euroopa Liit ei ole selles küsimus absoluutselt ühtne. Erinevad poliitilised pered näevad seda erinevalt, aga ma arvan, et see oleks oluline, et ka sellised protseduurid toimuksid tegelikult Euroopa Liidu piiride taga. Aga see üldküsimus, mis oli alguses see Schengeni osas, siis see tuletab meelde nagu COVID aja. Et tegelikult kogu selline piiride sulgemine, kontrollide tulemine, et me ei ole enam sellega harjunud. Ja see muudab meie nagu igapäevaelu märgatavalt, kes peab üle piiride liikuma. Nii et mina kindlasti ei ole see poliitik, kes arvab, et selliste antud koha kohta olulise, aga üldiselt me peaks nagu Schengenit muutma hakkama või Schengenit lõhkuma hakkama, et see on, ma arvan, väga suur väärtus, mida pigem me peame hoidma ja kaitsma, et selliseid illegaalseid rändeid me ei näeks. Marina, mida tegelikult see viimase nädalaga tekkinud arutelu näitab Euroopa nagu migratsioonitundlikkuse ja nende poliitikate peale, mida me siin viimased 10 aastat tegelikult pärast eelmist suurt rändekriisi, mille vallandas Süüria kodusõda, nagu õppinud oleme? Et kas see migratsioonipoliitika on meil nüüd nagu paigas või tegelikult kohe, kui kusagil pinge tõuseb, siis hakatakse otsima võimalusi Schengenit lukku panna, sisepiiridel kontrolli kehtestada, tekivad sellised teatud mõttes võib-olla hüsteerilised reaktsioonid, mida see migratsioonipoliitika ja 10 aastat kokkuleppeid justkui võiksid eelduslikult välistada?
Esiteks näitas see kriis seda, nüüd eelmise nädala või paari nädala intsident on näidanud seda, et tänaseni ei ole Euroopa Liidul ühtset migratsioonipoliitikat. Ei ole ühesugust arusaamist sellest, kuidas kaitsta piire, mida teha nendega, kes tulevad Euroopa Liitu illegaalselt, kuidas, millistel tingimustel ja kuhu neid välja saata ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Eelmise parlamendi koosseisu jooksul võeti Euroopa Liidus vastu see niinimetatud migratsioonipakt, mis koosnes erinevatest seadusandlikest aktidest ja mis tegelikult pidi kujundama ühtset Euroopa Liidu migratsioonipoliitikat. Nüüd selle koosseisu esimese 2 aasta jooksul me oleme seda pakti tühistanud. Me oleme teda muutnud, me oleme sisse kirjutanud palju karmimaid sätteid. Ma ei toeta illegaalset migratsiooni mitte ühestki asendist. Ka mina leian, et need, kes tulevad Euroopa Liitu illegaalselt, peavad olema tagasi saadetud. Aga seda peab tegema inimlikult. Ja praegu me oleme olukorras, kus minu arvates me läheme vastu inimõigustega, kui näiteks me saadame inimesi tagasi kolmandatesse riikidesse, millega neil ei ole mitte mingisugust seost. Nad ei oska keelt, nad ei ole seal elanud, neil ei ole seal perekonda, neil ei ole seal sugulasi, neil ei ole vara, neil ei ole mingit seost. Aga see on see, kuhu me praegu liigume. Nii et selle asemel, et hakata rakendama ühtset migratsioonipoliitikat, mis on Euroopa Liidus riikide tasemel, Euroopa Parlamendi tasemel kokku lepitud, me ikka jälle urgitseme, õõnestame ja nii kaua, kui meil ei ole ühtset poliitikat, sellised intsidendid toimuvad, neid kasutatakse, kolmandad riigid on neist väga teadlikud. Ja võib-olla kui ma nüüd püüaksin midagi positiivset sellest intsidendist leida, siis me oleme pikalt rääkinud illegaalsest migratsioonist kui hübriidrelvast. Alguses Balti riikide üle lihtsalt naerdi. Kui sama hakkas toimuma Soome piiril, hakati asjasse suhtuma tõsisemalt. Nüüd, kui midagi taolist on toimunud Hispaanias, võib-olla hakatakse lõplikult suhtuma sellesse ka kogu Euroopa Liidu tasandil tõsiselt, tugevdama piire ja nägema ette ka Euroopa Liidu vahendeid Euroopa Liidu välispiiride kaitseks. Urmas, kumb siis ikkagi on Euroopale praegu suurem oht? Kas liiga selline karm, jõuline migratsioonipoliitika, mis õõnestab tegelikult meie väärtusi või liiga leebe rändepoliitika, mis õõnestab tegelikult toetust Euroopa Liidule? No reaalsus on ju see, et seda ühtset Euroopa Liidu poliitikat ei ole olemas. Et on ikkagi lõppude lõpuks riikide poliitika, seesama piirikaitse on ju riikide käes, ei ole mingit abstraktset Euroopa Liidu näiteks piirikontrolli või piirivalvet, vaid seda teostavad konkreetsete riikide piirivalvurid. Nii et näiteks seesama praktika või poliitika, mis on ühes riigis ühesugune võib-olla, me siin Hispaaniast oleme rääkinud, seal on ka ju poliitiliselt seni olnud see suhtumine hoopis teissugusem. Ja eks see sõltub ka natuke sellest, millisest siis poliitilisest suunast ollakse parasjagu võimul, et on selge, et kui sul on väga klassikaliselt vasakpoolne valitsus, siis suhtumine immigratsiooni ju ka ajalooliselt ja ka tänapäeval on ühesugune võrreldes näiteks selliste väga parempoolsete valitsustega. Ka me hetkel nägime seda sama Hispaania, Itaalia retoorilist konflikti. Aga üks asi, mis ka selle Ceuta loo taustal minu meelest on jäänud nagu liiga tagaplaanile, on ikkagi täpselt seesama hübriidsõja temaatika. Et ka see Ceuta sündmus ei olnud ju nii, et need inimesed lihtsalt äkki kuskilt tulid ja läksid sinna Ceutasse. Marokko tegelikult korjas ära omapoolse piirikontrolli, sisuliselt ergutas inimesi Ceuta linnaga tutvuma, jutumärkides minema, ja ta tegi seda ilmselt sellepärast, et Hispaania peaminister oli värskelt külastanud Alžeeriat ja arutanud Alžeeriaga gaasiostu, mis Marokole üldse ei meeldinud. Ehk see oli reaktsioon sisuliselt hübriidsõja vormis siis Hispaania peaministri käitumisele. Ja kui me vaatame nüüd ka reaktsiooni, siis tegelikult minu jaoks liiga vähe on Marokko rolli kogu selles loos kajastatud, sest see on ka meie piirkonnale selles mõttes oluline, et me ju tahame, et oleks üksmeelne hukkamõist Valgevenele ja Venemaale selle hübriidsõja korraldamise eest, mida nad teevad siin, kus üle Läti, Leedu ja Poola piiride ja samamoodi surutakse inimesi, et meie ühiskondi mõjutada. Nii et selles osas ikkagi, kui mingi riik, antud juhul Marokos ja Hispaania suunal, võtab kasutada inimesi hübriidrelvana, siis ka Euroopa Liit peab ikkagi sellele nagu märksa reljeefsemalt reageerima, kui seda on seni tehtud. Paar lühikest repliike, siis läheme laienemise juurde, Jaak.
Sekundeerides seoses Marokoga, et ega Hispaania peaminister Sanchez ju veel nagu kiitis Marokot, et tänu heale koostööle on olukord lahendatud. Ma ei kujutaks ette, et Poola ütleks, et tänu heale koostööle Valgevene diktaator Lukašenkaga on olukord lahendatud. See ei ole realistlik. Teine asi, kui me räägime ühist immigratsioonipoliitikast, ei saa olla ühispoliitikat küsimustes, kus riikide olukord on väga-väga erinev. Sama asi on meil roheküsimustega, julgeolekuküsimustega, et immigratsioon paratamatult on erineva tunnetusega ja kui me eeldame, et me nüüd lepime igaveseks ajaks või järgmiseks 30 aastaks kokku ühises immigratsioonipoliitikas 27 liikmesriigis, siis see lihtsalt ei ole realistlik, kuna 27 riigis on erinevad valitsused, erinevad valimised, erinevad parlamendid ja see toon ongi erinev ja nii nagu proua Kaljurand mainis, et lepiti kokku migratsioonipaktis, mis oligi väga halb pakt. Ja seda ongi tühistatud tükkhaaval, sest vahepeal olid valimised. 2024 olid Euroopa Parlamendi valimised, kus uus parlamendi koosseis on selgelt vähem kaldu vasakule ja rohkem kaldu tsentrile ja parempoolsele konservatiivsele poolele. Ja sellega tulebki uus poliitika ehk valijad andsid ju sellega signaali senisele immigratsioonipoliitikale. Ja kui ma toon numbrid välja inimlikust immigratsioonipoliitikast, siis 2015-16 kõik need 100 000, kes ei saanud asüüli Saksamaal, said otsuse paberi peal lahkuda Saksamaa liitvabariigist. Neist 40% ei lahkunud ja ei suudetud välja saata riigist. 40% Saksamaal lihtsalt kadus ära riigi peale laiali. Ja see oligi see tagajärg, miks 2024 ka valimistel me saime uue poliitilise olukorra. Ja ka samas on ju ühiselt kokku lepitud. See on ühine kokkulepe Euroopa Liidus, et liikmesriigid võivad asutada migratsioonikeskusi kolmandates riikides. Just nimelt, et anda signaal inimkaubitsetele, et neil oleks tunduvalt raskem tuua inimesi illegaalselt Euroopa Liitu, teades juba ette, et nad ei saa Euroopa riikidesse, nad saadetakse hoopis Albaaniasse, kus siis menetletakse inimlikult nende taotlus saada asüüli ja kui tuleb inimlikult otsus, et neil puudub alus asüüli saamiseks, mis on enamuse puhul reaalsus, siis nad saadetakse päritoluriiki tagasi. Hoolimata sellest, kas neil on seal perekond, kas neil on seal sõbrad, kui sul pole ohtu elule ja tervisele rahvusvahelise õiguse kohaselt, sul puudub õigus viibida Euroopa Liidu liikmesriigis. Ja see on väga inimlik. Millisesse olukorda see tegelikult paneb Schengeni kestlikkuse, kui me ei suuda ikkagi Euroopas ühtsetes migratsioonireeglites kokku leppida ja pigem lammutame süsteemi kui ehitame seda? No kindlasti on situatsioon objektiivselt erinev erinevates riikides. Ma arvan ka selle hübriidrelvana kasutamise osas, et on paralleelid, mis aitavad illustreerida probleemi ja on paralleelid, mis on ülimalt eksitavad. Et kui me ütleme, et nüüd Maroko kasutas ränderelva samamoodi nagu Valgevene või Venemaa on kasutanud ränderelva siin Leedu või Läti või Poola või Soome vastu, et siis see paralleel kindlasti on mitmes aspektis ülimalt eksitav. Ja ma väga loodan, et see kriis, mis Ceutas vallandus, et see paneb vähemalt mingi osa võib-olla ka meie poliitikat vaatlevatest inimestest lähemalt, sügavamalt vaatama sisse, et mis siis on mis on see ajalooline taust, mis on näiteks Hispaanial või teistel Vahemereäärsetel Euroopa Liidu liikmesriikidel, Põhja-Aafrika riikidega. Et miks, mis ajast, mis asjaoludel need kaks enklaavi, siis Ceuta ja Melilla seal Aafrika mandril üldse asuvad. Et me räägime sellest, et nüüd põgenikud tungisid või Maroko mahitas põgenikke tungima Euroopa Liitu. Et mis on see nii-öelda kahepoolsete suhete taust, mis on need pinged Maroko Alžeeria vahel, kogu see Lääne-Sahara küsimus. Et tegelikult need on asjad, mida me ei tunne. Et me maalime ülimalt laia pintsliga, et me teame tunduvalt suuremas detailis seda, miks Valgevene ja Venemaa teevad seda, mida nemad teevad Läti, Leedu või Soome suunal. Me teame väga-väga abstraktselt, ütleme üldiselt meie lehelugejad, televaatajad teavad väga-väga abstraktselt kui üldse midagi, mis toimub seal Põhja-Aafrikas. Nii et ma arvan, et selle konteksti mõistmine võib-olla aitab natukene ka aru saada, et kui suur on päriselt see oht näiteks, mis sealt Ceutast lähtub Schengeni ühisele viisaruumile ja kui paanikasse me peaksime sattuma, kui kergekäeliselt me peaksime hakkama lansseerima mingeid üleskutseid seda Schengeni ruumi nüüd kinni panna või ära kaotada selle pärast, mis toimus Ceutas. Nii et jah, ühist rändepoliitikat teatud tasandil on vaja. Jah, rändest lähtuv oht, nii nagu ka Venemaa, ütleme, sõjaline oht, on erinevalt tajutud erinevates Euroopa Liidu riikides. See on ka objektiivselt erinev, ütleme siin või Portugalis või Hispaanias. Et selles mõttes me peame natukene nii-öelda sisse hingama, välja hingama, vaatama neid asju ikkagi
võimalikult informeeritud positsioonilt ja mõtlema strateegiliselt, mitte päevapoliitiliselt mingite kihutuskõnede tasemel. Marina, lühidalt repliik. Hästi lühidalt. Ma kuulasin Jaaku ja tegelikult on jälle kõik koos nagu pudru ja kapsad. Üks on migratsioonipoliitika, kuidas riik otsustab, kes tulevad tema territooriumile, tööle, elama, abielluma, õppima, mis iga. Iga riik otsustab ja nii on. Mis Euroopa Liidus ühiselt tuleb kokku leppida, on miinimumstandardid ja illegaalne migratsioon. Kui keegi tuleb Euroopa Liitu illegaalselt, seadusevastaselt ja kui keegi palub asüüli, kuidas neid menetleda, see peab olema lahendatud Euroopa Liidu tasandil. Jüri nõustub. Ma nõustun selle mõttega, mida ma esindan, mida ma ütlesin ka eelnevalt, et see valik minu arvates tuleb teha väljaspool Euroopa Liitu, tuleb teha kolmandates riikides. See on terav poliitiline diskussioon Euroopa Liidu siseselt riikide vahel, et on palju neid poliitikuid, kes ütlevad, et need keskused peavad olema Euroopa Liidust väljas ja on siis neid näiteid, kus öeldakse, et ei, et see ei ole inimlik ja me oleme inimese õiguste vastu ja nii edasi, et mina arvan isiklikult, et Euroopa Liidul meil ei ole nagu seda jõudu, et siia kõik sisse võtta ja siin hakata selekteerima ja siin hakata neid otsuseid tegema, et ma arvan, et see on olnud tegelikult läbi kukkunud poliitika. Ja Jaak klaarib selle pudru ja kapsad ühe lausega ära. Ma ei tea, kus proua Kalvi pudru ja kapsaid nägi, mina neid hommikul ei söönud. Aga suustajad välja. Aga ühised kokkulepped ongi olnud ja probleem on olnud just nimelt pigem sotsialistlike riikide immigratsioonipoliitikaga. Ühine kokkulepe on olnud Dublini regulatsioon. Iga liikmesriik Schengeni viisaruumis peab kaitsma välispiire. Mis juhtus 2015? Suurima majandusega riik Saksamaa liidu kantsler Angela Merkel ütleb, wir schaffen das, ja mis pani miljonid liikuma. Ei täidetud kokkulepet. Hispaania on olnud väga lõdva immigratsioonipoliitikaga. Ehk et kui liikmesriik Schengeni viisaruumis ei täida oma kokkulepet, siis sellega tekitatakse probleem Schengeni viisaruumis. Sest, nagu ma ütlesin, 40% Saksamaalt ei suudetud välja saata. Aga need inimesed omavad vaba liikumist Prantsusmaale, Hispaaniasse, kui meil pole piirikontrolli. Aitäh selle meeldulud üks riik ei kokkuleppeid ja meil ongi olnud kokkulepe, aga probleem on oluliselt nimelt sotsialistlike riikidega Euroopas. Mida esindas Angela Merkel? Kena. Ja kristlik demokraat, sotsialist Angela Merkel. Head sõbrad, räägime laienemisest ka. Sel suvel sai Euroopa Liidu laienemise protsess sisse uue hoo. Juunis alustati Ukraina ja Moldovaga läbirääkimisi ja juulis peeti ühel päeval koguni 4 liitumiskonverentsi Ukraina, Moldova, Albaania ja Montenegroga. Nagu võib-olla paljud teist teavad, Montenegro on selles liitumisprotsessis jõudnud kõige kaugemale, aga üha rohkem räägitakse laienemisest ka kui geopoliitilisest vajadusest ja seal loomulikult see Montenegro roll väikese riigina on tagasihoidlikum. Mida reaalsemaks see laienemise protsess muutub, seda ebamugavamaks lähevad mingis mõttes ka küsimused. No näiteks, kas sõdiv Ukraina võiks saada Euroopa Liidu liikmeks, kas geopoliitika tõttu võiks liitumistingimusi lõdvendada, kuidas töötab Euroopa Liit 27 asemel 30 või 35 liikmega, kas uutel liikmetel peaks olema kõik õigused hääletada laua taga nagu vanadel liikmetel ja nii edasi. Aga võib-olla alustaks Riho Terras sellisest üldisest küsimusest, et miks Euroopa Liidul praegu üldse vaja laieneda on, vaadates, et me ka 28-kesi kohati oleme kokkulepete otsimisel raskuses. 27 riigiga praegu küll teeme kokkuleppeid, aga... Ma elan veel selles heas Brexiti eelses ajas. Aga minu arust on see küsimus üldiselt lihtne. Ja et kõik, mis ei ole meie poolt, on meie vastu. Ja olles ise tegelenud nüüd viimased aastad Kosovoga, kes on ka kandidaat riigi staatusest huvitatud, küll natuke keerulisemas olukorras kui teised, ma näen seda soovi ja vajadust tõesti laieneda nendesse, eriti Lääne-Balkani riikidesse ja seda vajadust näevad üldiselt Euroopa Liidus suurem osa või rohkemad riigid kui näiteks laienemist Ukrainasse või Moldovasse, kus on see väga selgelt julgeolekupoliitiline küsimus arusaadavalt. Aga mina arvan, et see on julgeolekupoliitika küsimus ka Lääne-Balkanil. Ehk et veel kord, Hiina, Venemaa, ka Valgevene tegelevad pidevalt sellega, et neid riike, kes on võtnud sihiks saada Euroopa Liidu liikmeks, meiega ühesuguse mõtteruumi, majandusruumiga ühineda,
murendada selliselt, et nad pigem kalduksid siis selle teise poole peale, Hiina poole peale, Venemaa poole peale. See tähendab seda, et Euroopa Liidu laienemine on strateegiline küsimus sama palju, kui ta on nii-öelda praktiline majanduslik küsimus. Ja mina arvan, et liitumiskriteeriumeid kindlasti ei tohi lõdvendada, aga tuleb aktsepteerida seda, et kui mõni riik on need kriteeriumid täitnud, et siis ei tohiks seda venitada või seda lubadust pikalt anda, sest need lubadused, mida pikalt antakse, need veel rohkem vähendavad seda toetust Euroopa Liidule ja me näen seda ju ka näiteks Kosovos, kus see toetus on viimaste aastatega väga oluliselt alla läinud. Kunagi oli see üle 80%, aga kuna Euroopa Liit ise kätt väristab, lubab, aga midagi sealt tegelikult ei tule. Aga see komisjon on ju täna välja öelnud nii kõige kõrgemal tasemel kui ka voliniku tasemel, et laienemine tuleb. No tahaks siis, et tuleks ja et tulekski siis selgete kriteeriumite alusel ja minu arust meie asi, meie Eesti ja Balti riikide, meie regiooni riikide asi on ikkagi ja jällegi kogu aeg selgitada seda, et Ukraina-Moldova liitumine on positiivne, mitte negatiivne ja et Ukraina 40 miljonilise riigina ei ole mitte koorem Euroopale ja ma toon võrdluseks alati Poolat, sest kui Poola liitus Euroopa Liiduga, siis oli neid, kes ütlesid, et Poolat ei saa mingil juhul võtta, sest see on väga suur agraarmaa, mille me peame kinni maksma. Täna on Poola üks juhtivamaid Euroopa majandusi ja miks on põhjust arvata, et Ukraina selleks ei saa. Nii et see on väga selge mustvalge küsimus, kes ei ole meie poolt, on meie vastu ja selles peame võtma selgeid seisukohti. Milline see dünaamika laienemisel praegu tegelikult on? Me teame, et Montenegro on täitnud suure osa tingimustest. Kuidas vaadatakse ikkagi Euroopa suurtes pealinnades Ukraina poole? Kas see nii-öelda geopoliitiline aspekt on teistes pealinnades võib-olla sama tähtis kui meil siin, Sven? Geopoliitiline on, et kui Riho on Euroopa Parlamendi raportöör Kosovo teemal, siis mina olen Euroopa Parlamendi raportöör Moldova teemal. Eelmises parlamendis tegelesin Gruusiaga, mis on üks õnnetu näide muidugi sellest, kuhu võib riik jõuda, kui ta ikkagi ei püsi sellel kursil ja ei järgi neid euroopalikke standardeid. Aga ma arvan, et oluline on aru saada, et tegelikult see laienemisprotsess on ikkagi nii-öelda demand driven, et see on nõudluspõhine. Et need on riigid, need on ühiskonnad, need on rahvad, kes soovivad saada osaks Euroopa Liidust. Euroopa Liit on algusest peale öelnud, et on avatud kõigile riikidele, kes neid kriteeriume täidavad, kes ühest küljest on suutelised toimima osana ühisturust ja tolliliidust ja see nõuab väga kõrgeid nii-öelda praktilisi, tehnilisi ja õiguslikke standardeid, aga teiseks, kes järgivad siis Euroopa seda ühist väärtusruumi. Et on need geopoliitilised küsimused, mis seonduvad Euroopa kontinendi julgeolekuga ja siin on meil tõepoolest vaja, et need nii-öelda, kes on täna seal plangu otsas, ei kukuks valele poole, vaid oleksid meie poolt. Aga teine küsimus on loomulikult see, et tõepoolest me ei saa teha ka allahindlust ühisturu ja tolliliidu osas. Et Marta Koss, laienemisvolinik, on öelnud, et kui me arvame, nii-öelda jätame korraks kõrvale 3 formaalset kandidaatriiki täna, üks on Türgi, mis on tõepoolest ainult formaalselt kandidaatriik, aga siis ütleme 2 suuremat, Serbia, mis on ka mõnes mõttes formaalselt pigemini, ja siis ka Ukraina, mis on väga suur majandus, et siis ülejäänud kandidaatriigid tänasel päeval annavad kokku ühe parajalt keskmiselt suure Euroopa linna oma rahvaarvult ja oma majanduse mahult. Ja sellised riigid on kindlasti seeditavad ühisturu jaoks, et neid võib teatava allahindlusega võtta vastu natukene varem, kui nad on päriselt valmis. Aga ja võib-olla mõnel juhul ollakse valmis ka seda tegema, et hoida üleval või hoida elus seda usku, et laienemispoliitika päriselt töötab, et see laienemine, mis toimus siin, mis see siis viimane meil oli, Horvaatia, eks ole, et see nüüd pani nii-öelda Euroopa Liidu seespoolt lukku, et me seda kuvandit ei taha lubada, aga ma loodan, et ikkagi saadakse ka aru sellest, nagu ka Riho ütles, et Ukraina-sugune riik tegelikult võib väga olulisel määral panustada mitte ainult Euroopa julgeolekusse, vaid ka Euroopa majanduslikku kestlikkusse. Nii et ma väga loodan, et see murrang on toimumas, kuigi Euroopa Liidu sees ei ole samasugust õhinat nagu mitmes kandidaatriigis täna selle laienemises. Urmas, kas Euroopa Liit peab ise ennast reformima enne, kui ta saab laieneda? Seesama konsensusküsimus välispoliitikas näiteks, on see paratamatult vaja muuta enne, kui me saame uued liikmed pardale võtta, nii nagu mitmest pealinnast tegelikult kuulda on?
no kogu selle laienemistemaatika, sealhulgas selle küsimuse vahel, mida saatejuht küsis praegu, on minu meelest järjest süvenev lõhe teooria ja praktika vahel. Et teooriaga enam-vähem nii on, nagu ka kolleegid siin nimetasid, et geopoliitiliselt, strateegiliselt see on mõistlik ja vajalik, aga praktika on ju tegelikult see, et mingisugust nagu reaalset uute liikmete vastuvõtmist, eriti kui on tegemist vaesemate ja eriti veel suurte ja vaesemate kandidaatriikidega, tegelikult paljuski ei ole. Sest kogu selles laienemisprotsessis on ju laias laastus kaks poolt. Üks on see tehniline pool, mis on muidugi ka poliitiline, on need liitumisläbirääkimised, kui hästi üks või teine riik vastab nendele kirja pandud kriteeriumidele. Ja kui see protsess, mis on ka väga keeruline, sest selles protsessis on 100 momenti, kui iga olemasolev liikmesriik võib öelda stopp ja need liitumiskõnelused jäävad seisma, et isegi kui see lõpeb edukalt ühe või teise riigi jaoks, siis sellele järgneb ju see puhas poliitiline protsess. Ehk kõik olemasolevad liikmesriigid peavad heaks kiitma uue riigi vastuvõtmise ja järjest rohkem riike on öelnud, et nad kavatsevad seda teha, kui kunagi selleni jõutakse referendumil. Ehk siis kujutame ette näiteks olukorda, et Ukraina jõuabki mingil hetkel tehniliste kõnelustega lõpule ja siis hakkavad kõik olemasolevad liikmesriigid ühekaupa otsustama, kas see Ukraina ikka vastu võtta või mitte ja sama puudutab ka teisi riike. Ja tunnetades neid meeleolusid, mis on nagu paljudes Euroopa riikides, siis ma olen siin pehmelt öeldes skeptiline. Et kui ma vaatan täna kandidaatriikide pilti, siis minu meelest enam-vähem ainuke, kellel võiks see teekond minna lihtsamalt, on see sama Island, kui nad peaksid nüüd augusti viimastel päevadel otsustama, et nad soovivad liitumiskõnelusi Euroopa Liiduga jätkata. Kuidas saab... Ma ütlen ühe lause selle reformiprotsessi kohta. Et ma näen, et need kaks asja tegelikult peaksid käima paralleelselt. Et jah, lõpuks tuleb hakata Euroopa Liidu otsustusmehhanisme muutma, aga samas see ei tohi olla ettekääne selleks, et kogu see liitumisprotsess teadmata ajaks jääb seisma. Kuidas saab ikkagi 30 või 35 liikmega Euroopa Liit toimida, kui igal riigil säilib näiteks välispoliitika küsimustes vetoõigus, Jüri? Ma arvan, et lühivastus on, et efektiivselt ei saagi toimida. Et nii karm, kui see ka pole välja öelda, sest et ma arvan, et üldse niisugune, kui me nagu julgeoleku, majanduse konkurentsivõime, mis on olulised teemad, aga mis on, nagu ma arvan, niisugune pika vinna teema on tegelikult täpselt see, et mis on see juhtimisküsimus. Ja teha nagu sellist suurt hiiglas, kellel pole tegelikult mitte mingisugust võimet otsustada, on probleem kõikidele. Me peaks loobuma sellest vetoõiguse taotlusest, mis on Eesti jaoks olnud siiamaani väga oluline, et väikeriigi arvamus saaks olulistes küsimustes ka ikkagi Euroopa Liidu piduriks. Ja mina olen seda debatti küll nõus pidama ja valmis pidama, sest et see on olnud tõesti meie jaoks nurgakivi, aga teiselt poolt, kui me ütleme, et julgeolek, majanduse konkurentsivõime on oluline, siis me vajame tegelikult tugevat Euroopa Liidu juhtimist. Et tänases olukorras, eriti kui me räägime veel laienemisest, siis ma arvan, et see juhtimine mitte kuidagi, see operatiivsus ja tugevus ei lähe edasi. Nii et debatt peaks olema. Aga ma tahan ainult ühe mõtte öelda, et ma mäletan hästi aega ülemkogus peaministrina. Ja tegelikult kokkuvõttes kõik see laienemine taandub ju lõpuks 27 inimese, ütleme jahile või eile. Ja toona, kui me räägime reaalselt nendest sammudest, et Euroopa Liit laieneks või läheks edasi, olid nii Prantsusmaa kui Hollandi juhid need, kes ütlesid, ei, mitte mingil juhul me ei lähe siit edasi. Mitte mingil juhul me ei lähe siit edasi. Nii et ma ütlen ausalt, ma toetan ka väga laienemist ja ma pean seda oluliseks. Ma ei arva, et tuleks anda mingisugust vahe sellist kriteeriumi liikmesriigile, et ma ei tea, ta on sees, aga ei saa hääletada ja ma arvan, et see on jama. Aga kui me räägime reaalselt, et kas Euroopa Liit võiks laieneda järgmise 3 aasta jooksul, mis on seda komisjoni ja parlamenti alles jäänud, siis ma selles väga kahtlen. Võib-olla tõesti, kui soovitakse teha linnukest, on see tõesti Island, eks ju. Aga et me räägime reaalsest suure riigi laienemisest, ma kardan, et see lõpuks jääb ülemkogu otsuse taha. Kas Euroopa Liit saab endale lubada, et Ukraina näiteks veel 10 aastat Euroopa Liidu ukse taga on? Ma arvan, et ta jääbki sinna. Ma ei tea, kas 10 aastat, aga ma arvan, ta on mõnda aega seal. Sest tuletage meelde, me ei räägiks Ukraina liitumisest Euroopa Liiduga, kui ei oleks sõda. Ukrainlased on välja võidelnud oma verehinnaga, oma sõjahinnaga selle, et nendega on alustatud liitumiskõnelusi. Ja Ukrainal on veel minna ja minna
et jõuda objektiivsete kriteeriumiteni, mida Sven nimetas. Noh, me kuuleme Ukraina korruptsioonist, me kuuleme majandusest, mäletate seda meie liitumist. Me pidime kõik oma valdkonnad viima samale tasemele, nagu Euroopa Liidu reeglid nõuavad. Nii et Ukrainal on minna ja minna ja minna. Ja kui nad selle ära teevad, siis tuleb poliitiline otsus riikide poolt. Ja mina ei näe täna Euroopa Liidus seda soovi ja tahet, ühtset tahet tervitada Ukrainat Euroopa Liidu liikmesriigina. Mäletate, kui pikalt võttis aega kandidaatstaatuse andmine, mis juriidiliselt ei oma mitte mingisugust tähtsust, mis on ilus poliitiline žest, me tunnistame teid kandidaadina. See võttis nii palju aega. Nüüd me räägime liikmelisusest. Nii et paratamatult lähiaastatel me hakkame rääkima Euroopa Liidu reformimisest. Suured riigid on teinud juba mitmeid ettepanekuid, on Prantsusmaa, Saksamaa paberid, meil oli tuleviku konvent, mis arutas seda, et me jõuame sinna. Kas igal riigil peab olema oma volinik? Kas on kahekiiruseline Euroopa, mis tegelikult juba täna on selline? Mitte kõik riigid ei ole Schengenis, mitte kõik riigid ei ole Eurotsoonis. Ehk ütleme selle ausalt välja, meil on täna juba riigid valivad poliitikaid, kus nad tahavad teha tihedamat koostööd ja kus mitte. Ja siis tuleb ka Eestile väga oluline küsimus, et meie oleksime selles südames. Et meie mitte mingil juhul ei jääks kuskile teise kiiruse peale, teisele orbiidile, kolmandale orbiidile. Aga ma ei välista, et laienemise puhul Ukraina ja Moldova hakkavad tulema sealt välja poolt, sissepoole. See võib olla kompromiss, millega ollakse nõus neid üldse Euroopa Liitu vastu võtma. Aga nagu ma ütlesin, ma väga loodan, et ma eksin, aga 10 aastat, midagi sellist enam võib see olla, kui Ukraina täidab ära kõik tingimused. Jaak, kas Euroopa Liidu laienemise eeltingimuseks on see, et uued liikmed tulevad piiratud hääletusõigusega, nagu siin on välja käidud teatud aruteludes, või ka see, et Euroopa Liidus kaob välis- ja julgeoleku küsimustes ühehäälsuse põhimõte? Esiteks saab ju ainult nõustuda väitega, et maailm ongi tegelikult must ja valge. Maailm koosneb mõjusfääridest ja kahtlemata ju meie huvides on see, et eelkõige Ida-Euroopas, Balkani riikides olevad riigid kalduksid õigele poolele, mitte valele poolele. Teoorias on see täiesti õige, ma olen nõus sellega. Paraku selleks, et rääkida laienemisest realistlikult, nõus nii Urmas Paadi kui Marina Kaljurannaga, et tegelikkuses minu arvates või minu hinnangul meie põhiprobleem on hoopis Euroopa Liidu olemuslik ja eksistentsiaalne olemus, et kes me oleme. Me täna maadleme ise rohepöörde probleemidega, energeetikakriisiga, immigratsioonikriisiga, välispiiride kaitsega, julgeolekuga, kaitsekuludega. Et meil on tegelikult Euroopa Liidu liikmesriikide sees on niivõrd palju erimeelsusi, erinevaid nägemusi. Me näeme seda kas või Eestis, et tänane Eesti valitsus tahab panna kinni põlevkivi, et meeldida Euroopa Liidule. Me teame, et see on vale. Kuidas see laienemise teema nüüd sinna põlevkivisse see kõik on omavahel seotud selleks, et 27 riiki ja nende avalikkust, nende ühiskonda aktsepteeriks, mõistaks näiteks seda, et me võtame vastu Ukraina, millele alguses kulub raha ja mitte vähe, aga see võib olla investeering. Aga selleks, et sellega nõustutaks täna, peavad kodus olema asjad korras, aga täna Euroopa Liidus asjad korras ei ole. Ehk et kui me räägime üldse Euroopa Liidu reformist, siis me paratamatult jõuamegi küsimusteni, me olemegi jõudnud küsimusteni, et millist Euroopa Liitu me tegelikult tahame ja siin põrkuvad väga erinevad nägemused. Minu nägemus on see, et Euroopa Liit ongi läinud liiga kaugele. Euroopa Liit ongi üritanud võtta erinevaid poliitikavaldkondi enda haldusesse, mis on tekitatud konflikti tegelikult rahvusriikidega, kus tunnetakse, et Brüssel otsustab, käseb, laseb, poob kõike, mis tegelikult tihti ei ole tõsi tegelikult. Aga see tunne on tekkinud paratamatult. Ja siis on riike, kes ütlevad, aga me peamegi edasi minema. Me ei tea, kus on lõpp, aga me peame edasi liikuma. Ja kui me ennem ei lahenda probleemi Euroopa Liidus sees, et kuidas lahendada tegelikult majandusküsimused, energeetika küsimused, rohepöörde lõpetamine, kõik see immigratsiooni küsimused, siis on väga keeruline eeldada, et 27 riiki annavad nõusoleku selliseks mastaapseks laienemiseks just nimelt vaeste riikidega tänases kontekstis. Meil on 10 minutit debati lõpuni jäänud ja mul oleks väga kahju, kui me ei jõuaks üldse rääkida nendest kuumadest aruteludest, mis on terve see pool aasta käinud Euroopa Liidu järgmise 7-aastase eelarve teemal. 2028 kuni 2034
peaks Euroopa Liit opereerima eelarvega, mis Euroopa Komisjoni visiooni järgi on umbes 1,26% Euroopa Liidu SKP-st. Tundub naeruväärne summa, aga tegelikult on see üle 2 triljoni euro. Euroopa Parlament muidugi tahaks, et see eelarve oleks veel suurem. Ja juba sel sügisel peaksid olulised otsused järgmise 7 aasta eelarve osas tulema. Ma ei tea, suveine aeg, Urmas Paet, kui palju tegelikult need MFF-i või 7-aastase eelarve arutelud Brüsselis toimuvad, iseloomustavad, mille üle praegu tegelikult kõige teravamad arutelud käivad? No eks need arutelud ju muidugi käivad, aga siin jälle on vastuolu selles, et see välja pakutud eelarve eelnõu, et enamik tahab arutada ja juba jagada justkui seda plusspoolel olevat raha ehk nii-öelda eelarve kulude poolt. Et tohutu arutelu ja võitlus käib teemal, kui palju peaksid olema need toetused või teised toetused, kuhu tuleks juurde panna, loomulikult nagu alati eelarve aruteludel kõik tahavad juurde saada, aga märksa tagasihoidlikum on see arutelu nii-öelda selles probleemses kohas, et kust peaksid siis tulema kõik need tulud ja täiendavad tulud selleks, et seda ambitsiooni rahuldada. Ja ambitsiooni all ma pean silmas seda, et eelarve eelnõusse on ju tõsiselt sisse kirjutatud täiesti uusi kulutusi sellises mahus nagu kaitsekulud, nagu kogu see Euroopa julgeoleku temaatika ja muidugi on siis eelarve kasvud ka paljudes klassikalistes eelarveridades. Aga see, kus see tegelik nagu arutelu täna peaaegu et puudub, muuseas siinsamas Eestis meil ka, on see, et kuidas siis suhtuda nendesse ettepanekutesse, mis on Euroopa Komisjonilt tulnud eelarve tulude poole pealt. Ja üldiselt kellelegi moka otsast ju öeldakse, ei meeldi see tulude pool, sest seal on mingid uued maksud, eks ole, seal on liikmesriikide suuremad osamaksud, seal on veel teist ja kolmandat. Nii et ma väidan, et see põhiline lööming saab olema just sellel teemal, et kus siis tegelikult see lisaraha eelarvesse peaks tulema ja praktiliselt ma arvan, et seekord ka see arutelu lõpuks ei erine sellest, mida me oleme näinud varasematel kordadel, kus need lõpuotsused nii tulude kui kulude osas jäävad tõesti, ma ei tea, viimasesse nädalasse, kui enam kuhugi ajalises mõttes taganeda ei ole. Jüri Ratas, kas Euroopa saab uued maksud? Kuidas neid ambitsioonikaid eesmärke tegelikult selle eelarves täita? Ma arvan, et väga lühidalt, et see eelarve lepitakse kokku umbes aasta pärast, mitte enne. Ja selge on see, et sel korral ma arvan, et parlamendi nagu tugevus või jõupositsioon on suurem, et parlamendiga tuleb arvestada ja see on võib-olla see põhikonflikti koht, kus parlament ütleb, et me soovime olla ambitsioonikamad, nagu ütles saatejuht, aga suured netomaksed ütlevad vastupidi, me peame kärpima. Vastus küsimusele. Ma arvan, et me näeme järgmises MFF-is ehk eelarves nii üle-euroopalisi makse. Me näeme seda, et riikide enda osalus suureneb ja kindlasti me näeme ka, et mingid valdkonnad midagi ka kärbitakse, et me näeme sellist miksi. Ma arvan, et me ei näe kindlasti ühte suunda, et meil on nüüd 3 uut maksu ja oma osalus ei suurene. Üks asi, mis ära unustatakse ära see, et Euroopa Liit sai tegelikult väga hästi hakkama just majanduse mõttes COVID-i aegse ajaga. Väga palju stimuleeriti majandusi ja need laenud tuleb tagasi maksta. Lisaks julgeolek ja kui me tahame hoida kogu teist valdkonda, 2 suurt valdkonda, regionaalpoliitikat ja põllumajandust samal tasemel, siis selle eelarvega me ei saa enam hakkama, me peame seda suurendama ja ma arvan, et vastus on see, et kõigis 3 tegelikult tehakse edasi minna. Riho Terras, kust peaks eelarvet kärpima, et näiteks kaitse ja konkurentsivõime jaoks rohkem vahendeid jaguks? Kaitse ja konkurentsivõime on selle eelarve prioriteedid ja peavad selleks ka jääma. Küsimus selles protsentuaalselt, kui palju sinna läheb ja kui palju siis mujale jagub. Aga ma arvan, et üks võimalus on mõelda läbi see nii-öelda regulaator, mis ütleb, et 35% kõikidest fondidest peab minema kliima ja roheteemadele. Et küsimus on selles, et jah, kaitse on sealt küll välja võetud, aga kõikides teistes teemades on sinna juba ette planeeritud minu väitel raiskamine ja seda ümber jagades võib tekkida see lisaväärtus, kui me tahame. Ja loomulikult küsimus on selles, kuidas suured riigid sellesse suhtuvad, sest meil väikeste riikide positsioonist peaks olema, me võiksime isegi öelda, et aga suurendame siis eelarvet, maksame kõik osamaksu rohkem, sest see on see, millega meie omale ju raha juurde saame. See on selline
natukene eestlaslik käitumine, aga ma arvan, et see võiks meile ju sobida. Meil on tähtis see, et kaitse-eelarve on eraldi selgelt arusaadavalt välja toodud. See on see, millega ma kaitsekomisjonis ka täna olen tegelenud ja tegelen, et see ei häguks ära kuskile mingisuguste teadusarenduste ja kosmose vahele, vaid on selgelt välja toodud nii ja nii palju raha läheb kaitsele. Ja loomulikult Euroopa konkurentsivõime tervikuna on see, mis tegelikult kogu Euroopale raha juurde toob, mitte seda sealt ära ei võta. Läheme, paneme tempot natuke juurde. See on Mikser, kus see raha sinna kaitse ja konkurentsivõimele siis tuleb? Euroopa Komisjon nagu rohe eesmärkidest loobumas küll ei ole nendes valguses. No kui me vaatame protsentuaalselt, kõige suurem kasv on selles või konkurentsivõime osas. Tegelikult kaitse- ja kosmosetööstus on osa sellest konkurentsivõime siis komponendist kogu selles eelarves. Aga ma arvan, et mida tasuks silmas pidada, et kui siin räägiti, et Euroopa Liit on läinud tohutult kaugele ja tegeleb pea kõigi poliitikavaldkondadega ja võtab ära seda suveräänset otsustusõigust liikmesriikide käest, et siis võrdleme seda 1,26% SKT-st ikkagi liikmesriikides kogutakse kokku ja jagatakse ümber siis suurusjärgus 40% SKT-st, et see tegelikult on väga väike raha, mida Euroopa Liit ühiselt jagab ja millega ta siis proovib mõjutada suuri protsesse. Ja mis puudutab seda konkurentsivõimet, et see tõepoolest on kõige suurem kasvuvaldkond kogu eelarves. Et siis ma arvan, et see ilmselt objektiivselt on ebapiisav, et väärata seda trendi, kus Euroopa Liit oma tehnoloogiliselt ja majanduslikult konkurentsivõimelt jääb üha enam alla suurtele geopoliitilistele konkurentidele. No teine küsimus muidugi eelarve struktuuri mõttes on seesama rahvuslike ümbrike küsimus, et see on Euroopa Parlamendile pinnuks silmas, et komisjon justkui proovib koondada kõiki otsustushoobasid enda kätte sinna siis Ursula von der Leyeni kabinetti nii-öelda. Aga see on institutsionaalne vaidlus, mis võib olla lõpptulemusena Euroopa valijat nii väga palju ka ei puuduta. Jaak, arvestades Euroopa ühiseid suuri väljakutseid, kas peaks võtma ühiselt laenu, kas eelarve peaks olema suurem, kas peaksid tulema uued maksud? Esiteks, nagu me näeme, siis aeg lendab linnutiivul heas seltskonnas. Kui me räägime alternatiividest, siis üle-euroopalised maksud, näiteks digiettevõtetele või mingid keskkonnamaksud, kas see parandab konkurentsivõimet Hiina ja Ameerika Ühendriikidega? Muidugi ei paranda, see halvendab. Kas suuremad osamaksed liikmesriikidele rõõmustavad Euroopa liikmesriikide valijaid? Ei rõõmusta. See tähendab seda, et kui meil raha ei ole, siis on kaks varianti. Kas tõsta makse või suurendab sissemakseid, mis on ka tegelikult maksuraha kokkukogumine, aga teeb elu veel halvemaks puhtmajanduslikult ja globaalselt, või me tõmbame kulusid kokku. Aastatel 2021 kuni 2027, nüüd viimase 7 aasta jooksul, on kulunud kõikidele projektidele, mis on seotud vähegi kliimaeesmärkidega, 662 miljardit eurot ehk 34% kõikidest kuludest. Esimene lahendus saaks äkki lahti sellest kliimahüsteeriast, ideoloogilisest fanatismist ja raha põletamisest ja meil jääks raha ülegi kõikide toredate asjadele, ka kaitsevõimele. Aga seda ei taheta teha, sest meil on liikmesriike, kes siiamaani kütavad hüsteeriad, aga suvel on palav, appikene, mis saab. Nüüd me kulutame rohkem 100 miljardit maksumaksja raha, et päästa kliimat, kuigi me teame adekvaatselt, et teaduslikud faktid seda ei tõesta. Ehk see ongi hullumeelne praegu. Ja kui lugupeetud ekspeaminister väitis, et väidetavalt COVID ajal sai Euroopa Liit väga hästi hakkama, siis ei saanud. Me laenasime, me trükkisime 800 miljardit, millest lõviosa läks Lõuna-Euroopa riikidele ja ei ole kokku lepitud, et kes selle kinni maksab, mis lükkas üles inflatsiooni ja kus oli ette kirjutatud, et kui palju sellest siis trükitud rahast tuleb kulutada kliimaeesmärkidele, soolisele võrdõiguslikkusele ja kus veel. Aitäh, Marinale jääb lõppsõna. Millisena sa näed järgmist MFF-i? Ole hea. Euroopa Parlament teeb praegu tegelikult komisjoni tegemata tööd. Komisjonil on prioriteedid paigas ja nendega võib nõustuda konkurentsivõime, kaitsevõime, sisejulgeolek, aga ka sotsiaalteemad. Aga komisjon ei näe ette vahendeid. Ja nüüd Euroopa Parlament otsibki neid vahendeid. Jah, ma arvan, et need vahendid peavad olema täiendavad. Jah, ma väga loodan, et lõpuks kehtestatakse nii-öelda üle-euroopaline digimaks ja kõik need suured digiplatvormid, kes peidavad praegu ennast Iirimaa seaduste taha, hakkavad maksma nii nagu peab, nii nagu on õiglane.
ma loodan, et vaadatakse üle ka eelarve selles mõttes, võib-olla saab kuskilt kokku tõmmata ja tegelikult on komisjon alustanud protsesse, mida nimetatakse omnibussideks, bürokraatia vähendamiseks. Ja mul oli võimalus juhtida Euroopa Parlamenti delegatsiooni ühel sellisel omnibussil, kus räägiti SME-dest ehk väikestest ettevõtetest, mille tulemusena ütles komisjon, palju õnne, me tegime ära suure töö, nüüd on meil 3 erinevat SME-de mõistet. Palju õnne selle tänase arutelu eest, Marina, ma pean kahjuks sellele vestlusele panema punkti. Aitäh kõigile panelistidele, aitäh osalejatele. 79% vastajatest leiab, et Schengeni sisepiiridel ei tuleks kehtestada ajutist piirikontrolli. Ka publikult mõistlik vastus. Aitäh!